tuli Desiree Mumm, jah? Siis tuli Desiree Mumm. Sinu lemmik. Ja väga hea, et ta tuli, sest sõbrad, nüüd me näitame teile, kuidas kuidas ei kritiseerita muusikat või ei avaldata arvamust muusika suhtes, vaid ollakse isiklik ja minnakse varasema isikliku kokkupuute puhul otse-eetris või siis selles videos tähendab nagu minnakse solvama ja ründama. Andrei, ma ei hakka täna välja tooma seda, et mis ta nagu sinu video, sinu muusika kohta ütles. Nagu te nägite TikTokis ka tegelikult seal oli juba, et talle Paia millegi pärast ei meeldi. Ma olen aru saanud, miks. Paia isegi ei tea, miks. Ma ei tea. Paia mingi promo pole temaga ühtegi sõna rääkinud, ta lihtsalt heidib mind. Aga see ongi see, et muidu oleks väga, väga subjektiivne, kui ma siin hakkaks mingeid arvamusi, siis kaitsma sind justkui siin, et ärme seda tee. Vaid täna oleme Andrei seljasirgu 2 naismuusiku ees, kellega mina ei ole mitte kunagi varem kokku puutunud, ma ei tea, kas sina oled. Üks nendest on Elina Netšajeva ja teine on Helen Randmets. Ja selle Stiigi kohta oli ka midagi vaata. Ja natuke ka Stiigi ees. Vaata, me otsime üles käeku. Ühesõnaga, Sinda siis me leidsime selle kohe lõks ta Elinast räägin. Lihtsalt nagu korraks vaatame. Selle kõrgele ronimisega on? Seal lõpus on üks siuke noot, mida nimetatakse whistle tonics või whistle notiks, mis on siis laulmise ja vilistamise vahepealne asi. Ja see on sinna niimoodi sisse surutud, et tähendab, video on ülihea, laul on hea, meloodia on hästi puhas ilus, mis mind Elina puhul häirib, on tema teatraalsus, mida siin ei ole isegi nii väga näha, aga mida on näha tema indekates. Ja nüüd ma ei teagi täpselt enam mida öelda, aga et tegelikult on nii, et see lugu ikkagi sündis minu südamest tuli see ja siis me käisime stuudios seda ikkagi salvestamas. Produtsent ka nagu midagi ütles. Mul on sama reaktsioon temaga seoses ja ma ei tea, võib-olla see ongi see ülemängimine või selline nagu kuidagi, mul ei ole nagu tema vastu midagi otseselt, aga kuidagi kui mul on valida, et kas ma nagu näen ja kuulen teda, siis pigem ei. Sama, ta on tüütu. Aga kuulaks ikka lõpul, ma täis. Oh my fucking god, bro. Lihtsalt, ma lihtsalt tahaks nagu... Mul ei ole nagu sõnu, sõbrad, et me tuleme kokku ja neil ei öelda, Andrei ilmselt, et kuule, et hakkake nüüd puid panema. See ei käi nii, see ei saa nii toimida. See on lihtsalt see tema... Mul pulss praegu tõusis, ma isegi ei tea, kust alustada. Ta on tüütu. Ta nagu... Ei, alustame sellest, mis ta alguses rääkis teatraalsus on. Inimene äkki on lihtsalt selline. Inimene lihtsalt on selline. Ja Andrei, ma tean, ma olen just Elinaga, ta oli minu poolfinaalis ka, ma rääkisin Elinaga, täiesti väga rahulik naine, väga tore, väga rõõmus, kogu aeg naeratab, hästi tore naine on. Ta lihtsalt ongi siuke, ta on isiksus, kui ta lihtsalt nagu saad aru, See on isiksus, Ma täpselt, ja see on nii isiklikuks läks. Mida türa sa haugud, reaalselt? Aga see ongi ebanormaalne. Nagu türa, sorry, et ma veits juba, ma reaalselt mul pulss tõusis. Nagu, mis mind tema puhul häirib? Ära ütle parem. Ma ütlen. Vaadake, vaata, milline sa oled seal. Sa mängid mingit sellist kuradi badass bitchi, mingit toxic vibe, tahad seda luua. Nagu fucking drop the act. Me teame väga hästi, kes sa tegelikult oled. Nagu, miks sa oled siin selline, sa mõjuksid palju paremini, kui sa oled lihtsalt fucking chill inimene ja okei, ma ütled, et seda oleks nagu rahulikult teistmoodi sõnastada ka, ütled, lihtsalt võib-olla mingites kohtades on natuke võib-olla paneb üle, aga tegelikult mis iganes. Lihtsalt lõpus pani kuradi kirstordi, ta on tüüt. Lihtsalt Elina Netšajev on tüüt. Bro, nagu... Kas sa saate aru, sõbrad, et siin Eesti riigis on väga palju inimesi, kellele samamoodi ei meeldi, mida mina teen, ei meeldi, kuidas ma räägin, ei meeldi, kuidas ma ennast väljendan, ei meeldi, kuidas ma olen kaameris ja nii edasi, ja nii edasi. See kõik on täiesti okei. Ja see ei saagi olla, et mina ei saa kõigile meeldida, Andrei ei saa kõigile meeldida. See ongi nagu normaalne asjade käikene. Aga kui justkui üks inimene, kes peab ennast avalikule tegelaseks, ütleb ja ka muusikuks ja lauljaks, ütleb teisele lauljale artistile, siis kes on juba Eesti Laulu finaalis, aga sellele eelnevalt ütleb talle, et sa oled tüütu
ja sa oled nii teatraalne. Ja mingi teda tegi järgi ka. Jah, tegi teda järgi. See oli üks cringe'imaid asju, mis ma näin. Kas nagu saab rohkem isiklikumaks minna üldse? Nagu... Ma olen muusikat kritiseerima, muusikat hindama, aga ma ütlen, et fuck, sa oled nii kuradi tüütu. Sa oled tüütu reaalselt. Liigume edasi, mul on kopp ees juba. Alustame sellest, sa ei saanud veerand finaalistki edasi, mida sa haugud, no reaalselt. See nagu see... Shut your fucking mouth. Ega see reaalselt, see ei ole nagu okei. Ma ei üldse, kuidas see läbi lasti? Minu kohta ütles, on ju, seal oli veel teiste kohta, on ju. Nüüd Elina kohta mingi reaalselt, kui ma poleks veerand finaalist nagu edasi saanudki. Ma ei julgeks suud lahtigi teha ka. Ma oleks reaalselt öelnud seal saatel, kuulegi sorry, et nagu mul on veits piinik, et ma ei saanud saatest edasi, et mul nagu, mis ma nüüd siin kommenteerin. Kes mina olen kommenteerinud? Enda laul oli nii trash, et ei saanud edasi. Jaa, Andrei, liigume edasi, mis ta ütles Helenile ja see on nüüd sõbrad nagu viimne piis karikas, et kui see on okei, siis see, Andrei, me lähme ikkagi varsti väga äärmustesse mingite asjadega. Ei no, see Stigi kohta oli ka, Stigi kohta ta ütles, ma ei viitsi praegu otsida, aga Stigi kohta oli seal mingid, pani pausile, vaatasid Stigi lugu ja see oli see, et Stig, palun kirjuta mulle või Stig, palun kirjuta mulle või siis Elu24-le või siis ma ei tea, ükskõik kellele. Kirjuta, et miks sul see kuulivest selas? Seal on nagu relvi. Miks sul see kuulivest selas? Nagu, ta mõtles Stig vaatab. Ta küttis selle, et Stig, kui sa seda vaatad, mis sa arvad, kas Stig vaatab seda? Ja teiseks, kui ta ütles, et kirjuta mulle, ta sai aru, et ei, kurat, Stigi või kirjuta ometi mulle. Stig, kirjuta Elule võib-olla. Okay, Elule Stigil on täiesti pohhui lihtsalt, saad aru siuksest asjast. Ta ei hakka, ma ilmselt ütlen ette ära, ta ei kirjuta mitte midagi reaalselt sulle. Ei, reaalselt ja ma ütlen, et meie seisame täna nende inimeste ees, kellel me tunneme päriselt, et on nagu mindud isiklikuks ja tehakse nagu reaalselt liiga. Niimoodi, et hindamata tema muusikat ja nii vaid öeldaksegi nagu brutaalselt halvasti. Siin Sander oli mingi, kuulge, nagu, tahaks nagu lugu kuulata, mida arutada, mitte nagu, et inimesest rääkida. No lähme edasi. Vaatame korra selle Heleni osaga, kus ta siin lõpus ütles. No. Sander, kas see minu lugu oled üldse kuulnud? Ma olin veerand finaalis. See ei ole minu lugu kuulnud. Teid huvitav, kuidas sa minu loost arvaks? No kui vaatame ära. Ma pidin mummuga loo tegema. Mul meeldib outfit. Täpselt see, et kuule, viitsid kuula minu lugu ka. Mis sa arvad? Ma veerand peale seda ei saanud, aga viitsid kuula minu lugu ka. Päris alati. See oli minu lugu kuulnud. Kus ma seda kuulma peaks, kui seda fucking lastagi kuskil, kui sa fucking Eesti laulu veerand finaalist ei saa edasi? See ei saa edasi, mis asja? Mida sa teinud oled? Kõik ei hääletanud sinu poolt? Kas sa ei ostnud hääli? Mul on infot, et üks inimene minu veerand finaalist, kes on ka siin poolfinaalis, mida me just kuulasime, ostis hääli. Ja seetõttu ta sai ja on alust arvata, et seetõttu ma ei saanud. Sa pead rikkama meelest võtma. Mu mees on produtsent, kellega ma selle loo koos kirjutasin. See on minu mees, nii et... No, tal ei ole piisavalt järelikult raha, et sul hääli osta nüüd. Pausi peal. Me ei ostnud hääli. Sander mõni puhid. Mees on vaene. Mu mees on produtsent, jah, vaene produtsent. Mees on produtsent, siis raha väga nagu ei ole. Aga sõbrad, te kuulsite tegelikult hetkel sellist lauset, mis on väga karm süüdistus. Ja ma selles mõttes seekord ma tegin ka natukene ettevalmistust. Ma kirjutasin Google'isse, mida tähendab häälte ostmine. Nii, kuidas sa ostad hääli? See nii kaua, kui sa saad raha eest telefoniga osta mingid hääletada, siis sellist asja nagu häälte ostmine tegelikult ei eksisteeri. Eksisteerib poliitikas näiteks häälte ostmine, kui näiteks sina ei ole valinud endale veel erakonda ja mina olen ühes parteis ja ütlen sulle, et Andrei, et ma annan sulle 100 eurot ja tule hääleta minu poolt. See on häälte ostmine. See nii kaua, kui sa saad tasuta midagi teha, ilma sellest nagu raha maksmata. Aga Eesti laulu sa maksad raha, et sa saaksid hääletada. Ja see tähendaks ka siis, Andrei, seda, et kui mina hääletan näiteks sinu poolt 10 korda, see tähendab seda, et sina oled hääli ostnud minu käest justkui tema arvates. Mis on tegelikult täiesti arulage nagu süüdistus. Ja teiseks, kui ta ütleb, et ta nii-öelda siis üks veerandfinalist ostis hääli, me saame vist aru, kellest ta räägib, aga me ei saa seda öelda, sellepärast, et ta ei öelnud seda seal välja. Jah, ma tahtsingi vaadata, et kes meil siin üldse, tema oli meiega ju ikkagist, ta oli ju, vaata kui ilusa pildi, ma leidsin kohe siin, kohe mummukasega koos siin. Et siis meil oligi vaata siin selline valik, et siin 3 saidu vaata rahva hääletusega, ehk siis Helen, mina ja Frants, ja Triin.
ja siis sai Jüris edasi ja siis sai edasi Kaia-Liisa . jah , ma toon siinkohal Andrei viin mõtte lõpuni, kus ma tahtsin siis siin välja tuua. Noh, selline seis oligi või? Ei no jah, selles mõttes, et need kolm Franz ja Helen ja mina saime siis rahvaga. Ja 3 žürii, ei 2 žüriiga. Okei. Kui alustuseks häälte ostmine tähendab Andrei, selles mõttes tähendas seda, et kui Desiree ütles, et keegi siis sealt ostis hääli, siis tähendas seda, et ta pidi minema siis ilmselt Tomi Rahule juurde ja ütlema, et Tomi, palju sa soovid saada raha, et ma saaksin vähemalt poolfinaali. Arvad, et see käib niimoodi või? Aga see on väga karm süüdistus ja siin võib-olla tegelikult lihtsalt senikaua, kui sa maksad selle eest, senikaua, mis sa tahad. Ehk siis, kui ma neid nagu enda poolt ka hääletan, siis ma ostan hääli või? Jah. Kui sina hääletad. Vähemalt rohkem kui 1 korra, siis sa oled hääli ostnud mul. Ehk siis, ja sellepärast jäi tema välja või? Ja jõudes nüüd sinna... Saad aru, kui perses see on? Kuulake sõbrad seda. See ei ole nagu okei. Lihtsalt teeme veel kord 1 korra selgeks. See Eesti Laulu süsteem on võib-olla lihtsalt vaatajale, kes ei ole nagu kursis sellega, võib-olla keeruline. 3 tükki läheb edasi rahvahääletusega sellest veerandfinaalist. Ja 2 läheb siis žürii hääletusel. Ja Franz, Helen ja sina ja Grete läksid edasi rahvahääletusel. Nii. Desiree ütles seal sellise lause, et üks inimene ostis endale hääli. Kas siis sina, Franz või Helen? Helen, lihtsalt mainin, et ta Heleni pani viimaseks ka enda selles hääletuses, kui selles samas videos. Ja keda ta mõtles? On alust arvata, et sellepärast ei saanud tema poolfinaali. No ma ei tea. No. Ehk siis Andrei, kas kõik need tulemused, hääletustulemused on kõik avalikud? Kas on avalikud? Ei ole, veel ei ole, see tuleb pärast finaali. Kas seda informatsiooni... Ma olen suht kindel, et 4. oli, ma ütleks, et 4. oli rahvahääletuselt meister Jaan, ma pakuks. Aga näed, Desiree teab eelda, tal on alust arvata, et tema oli hoopis 4. Sest et kui see üks inimene 3 seast ei oleks endal hääli ostnud, siis oleks hoopis tema saanud poolfinaali. Kas te saate, sõbrad, sellest loogikast nüüd aru? Ehk siis Desiree mumm teab hääletustulemusi, teab palju helistati, aga keegi teine ei tea Eestis. Äkki ta küsis Tomilt juba? Kas ta arvad, et Tomi andis selle informatsiooni? Kui Tomi selle informatsiooni andis, see on väga kahtlane. Mitte keegi teine ei tea seda. See on nagu reaalselt, bro. No. See ongi nasty, bruv. Kas sa saad aru? See on tõesti nasty. No.